ja tänane sessioon kestab meil täpselt 1,5 tundi. Mõned grammid üle, mõned grammid vähemaks. Meil on siin aja spetsialist täitsa isiklikult kohal. Ja siis teeme kõik ühes jutis. Kui te tunnete, et vahepeal tahaks nagu õhku hingata, siis kõik on lubatud, nagu ikka. Kui soovite karjuda, siis minge õue. Seal on värske õhk, kohe karjub teile vastu. Ja siis on kohe kõik lõdvestunud. Et tõesti. Soovitused õhtuks kaasa. Just. Ja siis pärast me jätkame toreda muusikasaatel, mida me ka siis koos Kadriga teile siis kohale toome. Et saame siis pärast siin jutustada, vestelda ja mõnnatada. Et tõesti päris põnev on olla siin laval sellises intiimses vahekorras. Ja tõesti nagu meie üks vaheseiklus lugusid on see, et me filmisime ka Kadri sünnipäeval ühe toreda vestluse, nii et me tegelikult oleme professionaalid. Lihtsalt praegusel hetkel me oleme siukses nagu arasõrnas kohas, sest kõik see, mis me jagame, ongi natuke õrn ja see on jah, tulemas kõik teie ette. Nii et tere tulemast, Oosise podcast, vestlusõhtu 12. veebruar 2023. Kadri Rinaldo, Toomas Laigo. Tervist! Ja südamlik tervitus ja tänu minu poolt samuti. Et see on tõesti esmakordne ja väga eriline võtta jälle sellist väljakutset vastu, et avada justkui selliseid rohkem intiimsemaid või selliseid mõtteid või asju oma elust, mis on rohkem nagu eraelulised või et see on nagu väljakutse meie jaoks. Aga ometi on sellel oma väärtus ja mina tänan sind ka, Toomas, et sa mulle järjest esitad elus väga ilusaid kutseid, mis minu elu on väga palju rikastanud ja ka selliseid nagu väljakutseid, väga lahedaid visanud. Et seesama podcast, teine podcast, mis me siis koos tegime, me oleme tegelikult 3 podcasti ellu kutsunud sinu eestvedamisel. Ja teine oligi jah, see Armastuse peo podcast, kus mina üldse ei teadnud, mis saama hakkab. Siis kuna Kadrile meeldib olla spontaanne, siis ma nihverdasin niimoodi, et kõik teised teadsid ja Kadri lihtsalt tuli kohale, mõtles, et kõik sünnipäeval tulid kohale, hops ja siis järsku Kadrile silmad avatakse ja siis ta on otse laval. Kõik kaamerad, kõik valgused, kõik on peal, meiker anti peale ja sealt ta läks. Ja selles on tegelikult, see räägib hästi palju ka meist ja meie olemusest ja et mitte üle mõelda, et siis spontaansus on elus selline väga ilus nagu mänguriist või strateegia või lähenemine, et kui sa oled täiesti hetkes ja kohal ja usaldad, siis võivad tulla originaalsed mõtted, originaalsed sõnad, et kui liiga palju ette planeerida või nagu tahta anda mingit suunda, siis võib sellega lihtsalt takerduda, et võiks midagi uut ilusat sündida. Ja ometi seda me ju kõik ka soovime, luua midagi uut ja kogeda midagi uut. Et järgnedes südamele ja õigele tundele, et siis mina võtsin selle kutse väga rõõmuga vastu. Ja võin ka jagada kohe siinkohal, et nagu elus ikka on liigud millegi poole, siis kerkivad, tulevad teel ette ootamatused. Et enne kui me siia jõudsime, mina isiklikult päris huvitavast protsessist käisin läbi ja mis ei olnud sugugi lihtne minu jaoks. Ja ma ühel hetkel tegelikult olin täitsa nagu segaduses, et kuidas ma siia jõuan
kuidas ma ennast avan, et kus kohas ma siis olen ja kes ma olen, et ma nagu sisemiselt mingisugusest sellisest segaduse või kaose protsessist käisin läbi. Ja need on elus alati väga tähtsad ja imelised võimalused iseendaga sügavamalt kontakti saada ja iseendalt lasta vabaks mingeid osasid, mis hoiavad meid tagasi. Aga see nõuab julgust ja nõuab julgust kogeda ja läbi minna. Ja ma olen südamest tänulik, et ma julgesin seda teha ja täna ma leian ennast selles olukorras, kus me oleme siin ja meil on täiesti crazy äge nädalavahetus selja taga. Ja jällegi usalduses, et kõik loob nii, nagu ta loob ja väga hästi loob. Siis lähedki nii, nagu jõgi voolab ja usaldad ja jõuad kohale ja jood värsket mahla. Täiega. Nii, aga nüüd võib-olla, kes kõik meid veel ei tea, siis sellise sissejuhatusega me tänast vestlust alustasimegi. Ja nüüd siis hüppame kohe sellesse kaugesse minevikku. See hetk, kui meie silmad kohtusid, see hetk, kui meist said teadaolevat üksteisele teada inimesed. Ja me suutsime üksteise nime mäletada ja meenutada. Et Kadri, mina sellel alguse teekonna me kohtusime siis sellisel suvisel festivalil nagu Bling, mis on siis meie kogukonna üks vägevamaid siis jaanipäeva tähistamise ajal toimunud sündmuseid otse looduses alati. Ja siis, kui mina sellesse seltskonda saabusin, siis tekkis mul väga suur tunne väga paljude inimeste suhtes, keda ma täna võin pidada oma parimateks sõpradeks. Ehk siis sealt sündis minu jaoks nagu laviin tuli peale, kust kerkis väga palju inimesi, kes täna minu elus siis väga kandvat rolli käimas. Ja üks neist kaunitest inimestest oli ka mu kallis naine Kadri, kes siis sel hetkel ka tuli samale festivalile, ka esimest korda, ka täiesti uude lendu sisenemas. Ja võtame vastu head joogid. Aitäh sulle, Kristoffer. Ja aitäh. Ja võib-olla siit ongi hea, Kadri, sa saadki jätkata, kuidas sa siis esimest korda kogesid meid ja iseennast minuga. Ja veel täienduseks sellele, et kus me olime oma eludes sellel hetkel ja kuidas me siis sattusime sinna festivalile ja siis tagasi vaadates, kuidas see lugu on lihtsalt hakanud ennast ise jutustama. Et tõepoolest sellel etapil ka minu elusse sisenes väga ilus sõprus, tulevane sõpruskond, et väga palju uusi inimesi tuli peale. Ja siis, kui sellised nagu lained elus toimuvad, siis alguses ma näiteks ei mäletagi osade sõpradega, millal see esimene kontakt oli või. Et nüüd me oleme saanud väga headeks sõpradeks, aga et kuidas seda siis trackida. Aga sinu puhul ma mäletan üsna täpselt, et mina olin siis tulnud Blingile ja üsna bravuurikalt ja hästi sellises sõiduvees. Jah, see kõige esimene moment oli, me olime ikkagi aastaid nooremad ja siis see oli selline suvine päev ja festivali juba mingi teine või kolmas päev võib-olla ja kõik on juba mõnusalt sellises hästi vabas olemises. Siuke mõnus vine, teada küll minest. Ja siis mingisugused välitegevused seal oli üks, see oli siis Pärli jõe kaldal Raudsilla kompleks ja siis seal oli üks välilava ja mingi kontsert ka või töötoad. Ja siis keegi tegelane oli seal pingi peal istus ja üksi istub ja naerab. Lihtsalt muigab sedasi ja siis tal oli mingisugune purk käes mingisuguste soovirullidega või. Ja siis ma vaatasin, et päris äge tüüp.
aga lihtsalt, et nagu äge tüüp. Ja siis kuigi tänapäeval mul on väga konservatiivne uute inimestega selle teemani me tuleme varsti tagasi. Siis ma hopsti hüppasin sulle ligi ja tegin juttu, ma üldse ei mäleta nagu, mis me rääkisime või, aga see oli see moment jah, et see tuli hästi loomulikult see impulss, et nii äge inimene, ma tulen ja räägin sinuga, et ma loon sinuga kontakti. Ja siis sai see loodud. Ja siis aasta hiljem samal festivalil samas kohas me olime koos juba umbes käest kinni ja et lähme teeme neid ja neid asju ja käisime seal ulmeldamas ja mina tegin samal ajal süüa. Mina olin Toomase assistent, kandsin kaamerat, tema organiseeris kogu festivalile toitlustust ja siis töö nägi siis välja selline, et oli vaja gin toonikut juua terve päev ja pilte teha ja siis samal ajal tiim tegi toitu ja siis mina olin suureks abiks ja kandsin kaamerat. Kokteile tegi keegi teine vist minu meelest. Aga ja, et selles mõttes oli siuke huvitav ja et lõdvestusin sellesse usaldusse, et see on ka praegu ma tunnen, et ma võin täielikult usaldada. Et kui eeltöö on tehtud, inimesed teavad, mida nad peavad tegema, meil on vastutavad inimesed võtavad siis järgmise vastutuse enda peale, et siis juht võibki vahest gin toonikuga ringi käia, aga põhitöö on niikuinii enne seda kogu ettevalmistus ja siis ütleme selline nagu vaimu hoidmine, see tegelikult ongi vist kõige olulisem. Igaks juks mainid ära, et tegelikult ikka tegid midagi ka. Just igaks juks. No ja nii on ja vahest tunned, et võib-olla jah, ei märgata, see on küll jah. Et no igal juhul ülitore oli. Ja siis ja sealt edasi me järgmine hetk ma mäletan, kui me olime kahekesi tema Kadri siis siukses katuse korteris. Olime akna peal ja vaatasime õue, hingasime värsket õhku ja siis valisime tema Burning Mani kostüüme või ta rääkis oma Burning Mani kogemustest ja see mis meid kokku tõi on väga suuresti, ma arvan, enamus hobid ja huvialad ja selline nagu mõttemaailm on järjest ühtlustuv, aga võib-olla sellised nagu tegevuslikud arusaamised ja me täna jagame neist päris palju, aga ja üks oligi näiteks elektrooniline muusika. Et kui on ikkagi hobi on selline, kus sa saad oma sõpradega olla koos, nautida, siis see on väga suur kingitus, et oleks võimalik oma kallimaga siis aega veeta. Et kui me oleme tööl, siis ma ei tea, kolmandik ajast natuke vähem on nädalavahetused maha oma elust, siis mis on see aeg, mis me saame veeta oma kalli lähedasega ja kus me temaga siis seda arengut koos läbi viime. Et see on nagu ühine areng, et muidu me eraldi kõik tõuseme. Ja siis see, ma arvan, hakkaski meid järjest enam kokku tooma ja siis niimoodi aastad läksid. Mina muudkui jõudsin Kadrile lähemale, siis üks hetk, kui Kadri kolis sinna, kus ta praegu elab, kus ka mina olen, siis sellel Juurdeveo tänaval usaldati mulle võti, mis oli minu jaoks väga suur nagu usaldus, et keegi usaldab oma koduvõtme. Et ma justkui oleks oodatud iga hetk sinna, muidugi ma seda iga hetk ja spontaanselt ei teinud, aga selline võimalus oli. Ja pigem on sedasi ju, et minu perspektiivist, et sul on oma kodu, eks ole, ja siis sul on varuvõtmed ja kui midagi juhtub, et siis sul on kellegi käest need võtmed saada, sa usaldad need kellegile on ja. Ja ukse või võtmehoidja. Just. Hoian sinu võtmeid. Aga see on siiski väga suure usalduse märk. Nagu ka see, et mingi lambi hetkel sa tulid ja teatasid mulle, et sa kirjutasid mind oma auto kaaskasutajaks. See oli, okei. Keegi kaine rool ka. Ei, tegelikult meil selles mõttes toimub hästi, et kui meil on mingisugune asi, siis me katame üksteist, et see on ülihea. Et kui ta on ikkagi kaaslane, kes oskab nagu autoga sõita ja ise sõidate ka, et siis see on järgmine nagu kingitus, et ma ei tea, kas see on otseselt nagu eesmärk panna nagu listi, aga see on ikka ülimõnus, et saab üksteist
toetada ja ma mehena väga kaifin seda, et naine nagu julgeb võtta sellise nagu, ma tõmban sellele autole hääled sisse, me sõidame ja siis sa lähete kaasa ja siis sa tunned, lõdvestud sinna kõrvalistmele ja nagu, et see on väga kaif, et ma tõesti olen sulle väga tänulik, Kadri, et sa annab mulle selliseid lõdvestusmomente ja kogemusi, nii et on võimalik ühtemoodi nagu vabastada pingeid, teiselt poolt julgeda olla mina ise, et siia kapteni mütsi alla mahub väga palju erinevaid karaktereid minus ja need eristuvad ja loovad ennast erinevates hetkedes kohaloludes. Ja siis, kui ma olen siis, ma arvan, viimase 3 aasta jooksul tundnud, et inimene, kes mind kõige rohkem mõistab, aktsepteerib ja ei anna mulle hinnanguid, kuidas ma peaksin olema või käituma või tegema, siis see on, ma arvan, see üks sügav armastuse see on nii-öelda piiranguteta, tingimusteta armastus ja see toobki lähemale sellele, et ma julgengi olla mina ise, järelikult ma saangi särada, ma saan olla oma väes ja see on, ma arvan, suhete puhul ülioluline, et kui me sellesse teadlikkusse jõuame, et me ei soovi teist inimest muuta. Ma soovin, et tema oleks oma parim versioon ja kui ma saan, siis ma toetan ja niikuinii toetan, et oma armastuse ja kohaloluga, et siis see on mind väga sinna niimoodi lähemale tõmmanud, et jah, selline täielik aktsepteerimine. Et aitäh sulle, Kallis, selle sügavuse eest. Jah, et väga tegelikult kuidagi lihtne on tekkima see, et me sooviksime, et inimesed kuidagi muutuksid meile sobivas suunas. Aga see on selline lõks, millesse sattuda, et austada kõigepealt iseennast ja oma vabadust ja seda, kes sa oled kõigepealt tervikuna või indiviidina selle nagu looja kehastusena ja mõista, et teine on täpselt samamoodi, kõnnib oma teed ja et me saame ainult, et ma soovin ju, et mina ise saaksin maksimaalselt olla mina ja kõndida oma teed ja lennata ja ennast teostada ja miks ei peaks teine inimene seda sama tahtma, et siis teineteist just tunnustada, et sa ei pea muutuma selles suunas, mis minul on mugavam, sest siis sa juba justkui nagu kaotaksid osa oma identiteedist, vaid et sa saad järjest rohkem iseendaks. Aga samas on ikkagi see paradoks, et kui elu jagada ja lähedust, siis miks see ongi nii tohutult oluline, et kellega sa iseennast jagad, siis paratamatult see lähedus annab väga, sellel on sügav mõju sellele, et kelleks mina saan. Et kui sina avad oma maailma, kogu oma olemuse, kogu oma väärtused ja ka oma varjuküljed, siis see ju tegelikult hakkab väga palju kujundama ka seda, et kuidas mina kujunen. Et see on ikka elu otsus, et kas ja kellega oma kõige sügavamaid hingesoppe ja mõttekääre jagada. Ja eile oli siis selline nagu hetk, kus ma provotseerisin oma naist ja siis võtsin telefoni välja ja kui ta oli mingis raskes nagu mingis vabastamises nuttis, siis ma filmisin teda, siis mõtlesin, no nii, nuta. Siis ta põgenes vetsu, siis ma läksin talle järgi ja siis... Ja siis ma viskasin ta sealt välja ja karjusin ta peale. Ja niimoodi, et nagu ikka tuli sükest nagu tiigri energiat ja siis mõtlesin, päris hea, mulle meeldib, naine paneb oma piirid, kehtestab oma asjad. Aga see oli ikka mäng, et see ei olnud mingisugune süke teadlik nagu, et ma tahan haiget teha kellegile. Ja see süke mõnus nagu huumor ka, et Kadril oli mitu päeva, me ei olnud nagu suhelnud. Ehk siis mingid asjad olid juba üles tulnud, mingid mõtted tahtsime nagu jagada üksteisele ja siis saanud.
ja siis Kadril oligi kogunenud mingisugune asi, mis ta tahtis jagada. Ja niipea, kui ta jagama hakkas, siis ma hakkasin mingit huumorit tegema, siis ma olen muidu olnud selline, et ma ei tee väga huumorit, ma lihtsalt olen siuke tõsine, siuke fokusseeritud või tarara, või noh, ma võib-olla loon endal mingit lugu praegu, aga et huumor ei ole olnud minu tugevus praeguseni. Ja siis ma hakkasin katsetama tema peal ja see tuli nagu mu enda seest nii lõbusalt välja. Temal muidugi see pani natuke nagu puid alla. See ajas nii närvi mind lihtsalt. Aga mulle meeldis seda tegelikult vaadata. Ma natuke kaifisin. Et selline ja, et lihtsalt ja see mõnus nagu lõppimine ja siis kuidagi enne kui ma tulin koju, siis ma teadsin, meil tuleb see vestlus, tal on midagi, mis ta tahab südamet jagada. Me olime eelmine päev siis laupäeval ja olime käinud looduses ja siis mina tulin siia tööle ja Kadri oli kodus ja ma olin just avanud ühe väga sügava teema ja arutanud selle üle tema koos ja siis me ei saanud nagu vestlust lõpetada ja siis ma teadsin, et oi, et siin on nagu mingi asi on veel tulemas, et mingi nagu ja siis ma hakkasin kodu poole minema või noh, olingi juba trepikojas, siis kõndisin üles ja mõtlesin, aga mis siis, kui teda järsku ei ole? Ta lihtsalt on soovinud nagu lahkuda siit reaalsusest. Ja siuke korra jõnks käis läbi ja siis mõtlesin, okei. Ja siis ma sain aru, et me oleme nii heas kohas, et me ei tee endal liiga. Ja siis ma tegin ukse lahti, kuulsin kallis ja sain aru, et kõik ongi hästi ja kõik on korras. Aga see on lihtsalt mulle oli väga suur sügav meeldetuletus, kui olulised on inimesed meie ümber ja kuidas mul on oluline, ma ei tea, kuidas teie soovite ennast tuua, aga on oluline üksteisest hoolitseda ja kui kellelgi on abi vaja, siis me ju tunneme tegelikult ära selle energeetiliselt ja me saame olla toeks üksteisele. Et me saame anda seda valgust, et siin on väga hea selles kehas ja selles reaalsuses meie kõik koos. Et kuidagi siuke mingi uus hingamine tuli ja siis saimegi nende vestluste juurde üks hetk jõutud ja väga lõdvestav oli tunda ja kogeda, et meil on ühtemoodi nagu üliväiksed mured, et meil on lihtsalt nii kõik olemas, tervis ja et me nii-öelda lihvime teemantit väikeste nagu detailsustega, aga see sisu, see armastus on siin sees kohal olemas ja see oli hästi päästav seda tunda ja kogeda. Ja, et me oleme kohe hästi sellise pauguga, nii need faktid, juhtus selline asi, piu-pau-puh-puh. Et sellisesse sügavamasse kohta kohe jõudnud, et mis on hästi imetlusväärne, lihtsalt siis jagan, mis praegu meelel, et mis on hästi oluline suhtes, ma usun, et mõlemas suunas, aga minule kui naisena, et on minu jaoks väga inspireeriv ja väga sellist sügavat turvatunnet andev, kuidas sa, Toomas, oled õppinud minule ruumi hoidma nagu nii tugevalt, et tegelikult selles mõttes test, et ma ütlesin ka, et ma testisin taine ja tema testib mind kogu aeg, nagu ta teeb mingeid trikke ja me jõuame sellest rääkida, aga ja selles mõttes nagu see oli test. Et tegelikult me võime rääkida igasuguseid asju, aga et nagu selles elus on mingisugused on mõistuse ülesed asjad ja mingid energiat, mis on lihtsalt tugevamad meie tahtejõust ja naised ongi lihtsalt pöörased vahel ja ma tunnen, et mida rohkem ma iseendaga kontaktis olen ja mina ise, siis seda kreisim ma olen ka ja mida kõrgemad on kõrgemad, siis seda sügavamalt ma tunnen ka oma neid kohti, kus ma olen just mingites nagu väga sügavates ka valu või kurbuse kohtades ja me kõik, kes me oleme tundvad, elavad inimesed, teame, mida see tähendab. Et on päev ja on öö ja see on kõikide elus ja nii paradoksaalne, kui see ei ole, siis kogu aeg leian ennast jälle avastamas seda, et elu ongi
tõus, mõõn, päev, jälle öö, jälle päev ja siis sa kogu aeg tuletad endale meelde, et kõik ongi muutuses. Ja sellel teekonnal, et järjest rohkem iseendaks saada, on vaja meil järjest rohkem iseennast vastu võtta just sellisena, nagu me oleme. Ja vägi tegelikult peitubki väga palju selles julguses, kui sügavalt sa julged sukelduda enda hingesoppidesse ja järjest rohkem ennast vastu võtta. See ei ole üldse lihtne endas tunnistada selliseid seisundeid ja tundeid, millele sa varem võib-olla ei olegi ligi saanud, sest need ei ole olnud turvalist ruumi või ei ole olnud luba või toetust või võimalust selleks. Siis suhe on nagu konteiner, kus teine inimene on justkui nagu peegel, aga samal ajal hoiab sulle ruumi, et ajab sind närvi ja siis ta tegelikult armastab sind sellest hetkest läbi. Et see on ikka ülivõimas, kuidas ma saan ennast tunda lihtsalt nii vabalt ja olla nagu lihtsalt nagu nii vabastavalt bad bitch vahepeal ja samal ajal lihtsalt kogu südamest armastada iseennast ja sind ja soovides pakkuda sulle absoluutselt kõige paremat. Et jah, hästi ilus, see nädalavahetus on olnud hästi ilus näide sellest. Oled meil Rufi ka siin? Rufi ka paneb selles mõttes korralikult testib, et vaatab, et kui ikka naise eest ei hoolitse, siis ta tuleb ja annab käpaga niimoodi või hammustab niimoodi. Et ta näeb kohe ära, kas naine on õnnelik või ei ole. Et üli hoolitseb. Läheb kohe paari liti peale ja tuleb sealt ups. Ja nüüd me siis kolisime Kadriga või mina kolisin Kadrile külla. Meil on hästi tore süke tervendav kodu. Tõesti süke heas mõttes, kui sa oled vastu võetud, siis ükskõik mis elus on, kui sul on paaris suhe, inimene, kes on valmis sinuga olema lõpuni kõikides sinu muredes, rõõmudes, hädades, tultes ja mõõnades, et siis see justkui annab baasi ja väe kõigele, mis sa elus teed ja tõesti tõstab seda vibratsiooni, et mul on olnud siin Kadriga palju selliseid juhtumeid, et oled kodust ära, oled tülis justkui, et ei ole nagu ära leppinud ja siis terve päev lihtsalt nagu kütab lihtsalt sisse mingeid asju peale, sellepärast et mingid asjad on nii nagu lahendamata, mis on nii olulised. Ja see suhe on nii oluline ja siis jah, me oleme nüüd nagu kuidagi võtnud sellega, vähemalt mina tunnen, et tunneme läbi selle, tuleb mingi asi ülesse, sest meil ei ole mõtet alla suruda. Tuli mingi, näiteks sa teed neile bad bitch, mingi asi tuleb, siis täiega nagu tuff on ju välja ja siis on võib-olla isegi 5-10 minuti pärast on juba nagu armastav tsoon tagasi. Et see aeg ei ole praegu oluline, et see on erinevate protsesside jaoks erinev. Aga lihtsalt see tunne, et see ei ole nagu mingi kestev asi, mis lihtsalt jääb kestma, vaid see on muutus. See tulebki ups ja siis on juba tere, naeratame jälle. Et hästi oluline on minu jaoks see, et saab tunda läbi, aga mitte jätta kinni, vaid lasta vabaks ja tänu sellele tõesti annab mulle sellist tugevat usaldust, et see on justkui nagu turvalise tsooni loomine, et me võime eksida, see on lubatud, me võime nagu minna ja teha midagi, mis võib-olla ei mõelnud läbi või ei suutnud nagu presenteerida või luua. Täpselt nii, et teisel oleks ka mugav, hea ja mõnus ja siis sealt
saad selle nagu justkui heas mõttes õppetunni kätte. Ja mis mul üks asi veel Kadri puhul väga meeldib, on see, et ta on ülihea küsija. Et selles mõttes ta on coach ja tänu sellele ta teab, et tema vägi on tema kohalolu ja läbi selle siis tema küsimused, mida ta suudab siis fookust anda ja suunata. Et mul on selline nagu endal kiiks, et mulle ei meeldi, kui keegi ütleb, mida ma pean tegema. Aga kui keegi küsib, kuidas ma peaksin tegema, siis ma ilmselgelt potentsiaalselt suure tõenäosusega vastan just seda, mida te soovite. Aga kui siis teine pool ei anna mulle võimalust ise mõelda, siis just kui ma tunnen, et minult on võetud ära vastutus, minult on ära võetud võimalus ise näha selles hetkes, mida mina soovin luua. Sest need kõik asjad, mida me üksteisele soovime peegeldada, välja anda, märgutada, siis mul ei ole praegu selle hetke seda kogemust vaja või soovi või võimalust või võimekust vastu võtta. Ja ma võtan siit hoopis midagi muud. Aga see on ka hea, sest mina ei pea ütlema, kuidas sina pead nüüd muutuma või kogema. Ja see on jah see, mis me ennem teeme ka välja, et iseendale nagu siis ruumi andmine ja oma seda tee minemine ja liikumine. Et tõesti aitäh selle loome eest. Ja üks asi ka, mis ma olen tõeliselt kuidagi õppinud, et jällegi see energiate mäng, et vestlused on väga olulised, aga hästi olulised on ka lihtsalt läbi teha need momendid, kus mingid pinged kerkivad esile meie sees, kui me kasvame ja ennast avastame ja avardame ja sirutame, siis vahel ei olegi sõnadest nii palju kasu, vaid just, et jõuda sellesse seisundisse, kus me mõlemad oleme pardal valmis jagama, vastu võtma, kuulama ja nendel hetkedel ei ole tegelikult sellist kindlat struktuuri või eeldust, need on kaose momendid, kus mõlemad on võib-olla emotsioonis, oma reaktsioonides, aga lihtsalt usaldada ja koos need hetked läbi navigeerida. Ja see klaarib õhu, see klaarib suhte ruumi nii hästi, et sealt tekivad juba uued mõtted, järeldused, inspiratsioon. Et minna pigem süviti ja tunda ja jagada ja leida nendes hetkedes aksepteerimine iseenda ja teise inimese aksepteerimine ükstapuha, kui valus või ebamugav see võib olla, aga need on võtmekohad. Ja väga oluline on mitte alla suruda, et võib olla keeruline ennast väljendada. Aga leides selleks julguse, siis sa saadki nii-öelda andestada või selle nii-öelda tunde või energia välja, aga et kui seda ei tee, siis see on palju ebatervislikum kui see, et sa arvad, et sa ei julge või noh, kui seda turvalist ruumi ei ole, siis see ei saagi toimuda, et see turvatunne on hästi oluline usalduse mõttes. Aga et kui ei protsessita läbi koos neid asju, siis tegelikult hakkavad tekkima nagu väikesed armid või sellised, et tekib et ma ei ole nähtud või minu vajadused ei ole nähtud või kaetud, siis hakkavad tekkima sellised tuhmid võib-olla täpid. Aga need täpid meie alateadvuses on tegelikult need kohad, mis nii-öelda tagataustal söövad energiat ja võtavad nii-öelda sära vähemaks. Et siis see ausus, ja pühendumus, et see suhteruum oleks puhas. See on hästi oluline. Okei, ma hakkan nüüd sind pommitama, sest siin nüüd ju läheb nagu kõik vajuvad siin kuskil nagu nii mõnna. Et mis on olnud sinu jaoks kõige keerulisem selle meie nii-öelda suhte muutuse hetkest, kus meie siis sõprussuhe sai siis lähisuhte võlu ja valu, et mis sa tunned, et mis sul endal siis sees? Kõige väljakutsuvam oli minuga siis seotult kooselu. Sellise
Nojah, ma lihtsalt tooksin selle ka fakti, et me olime 4 aastat olnud sõbrad või tuttavad ja siis järjest nagu kulmineerus järjest sügavamaks sõpruseks. Aga kuni me lihtsalt jõudsime sellisesse kohta, et me lambist teineteisse armusime, siis meil ei olnud tegelikult teadvuses absoluutselt jõudnud, et meid selline nagu suhtevorm on ees ootamas. Et see juhtus juhuslikult selles mõttes nagu meie mõistusele. Et siis kui me sellise nagu julgustüki nii-öelda mõlemad vastu võtsime, et wow, et hakkame armastajateks. Siis avanesid ka ju palju sügavamad kihid teineteisest, et ilmselt esimeses etapis oligi minu jaoks kogu armumisest ja sellest elevusest, mis tõusis, jõuda sellesse kohta, kus ma saaksin iseenda jaoks aru, et kas päriselt sa oled see partner, kellega ma soovin oma elutööd kõndida. Et kui esimesed sellised intensiivsemad kogemused hakkasid tulema, kus me teineteist hakkasime sügavamalt tundma õppima nendes kohtades, kus me varem ei olnud kokku puutunud, siis sa näed teist inimest ja sa näed tema valgust ja sa näed ka tema varju ja siis sa kalkuleerid, et mis ma kõik nagu enda ellu kaasa saan selle paketiga. Siis ma kindlasti sügavalt tunnetasin läbi, et kas see on see, mida ma soovin ja tahan. Ja mul olid omad kahtlused. Ja tõesti, ma panin sind proovile. Ja sain kinnitust, et jah, ma soovin sinuga seda elu jagada ja siis ühel hetkel tõesti jõudsingi sellesse kohta, et jah, ma soovin seda. Kuigi see on tõesti nagu palju sügavam mingi otsus, mida ma isegi tean, et ma ei ole veel teinud, sest me oleme koos, aga see, et kedagi nagu tõeliselt valida, siis see, kui see hetk saabub, siis sa tead. Et enne seda oli just kahtlus minu jaoks tegelikult suur väljakutse, sest kahtluse energia on midagi, mis nagu ei saa ilma ja kuidagi veel natukene nagu sätid atra. Aga kui see oli läbitud, siis tekkis hästi sügav lõdvestumine, usaldus. Aga järgmine suurem väljakutse on olnud just iseenda vastuvõtmine. Et järjest rohkem iseennast avada, sest et kui me viibime üksi ruumis ja siis me suudame iseennast vastu võtta täpselt nii, nagu me oleme. Kui sa jagad oma elu hästi lähedalt, siis teine inimene tunnistab kõiki neid kohti kogu paketis, eks ole, kes sa oled. Et siis, et minu elukogemuses on nagu nii lähedal teine inimene niimoodi, et ta näeb mind nii sügavalt minu heas ja halvas ja kõiges, et kuidagi selle enda ellu integreerimine, et ma olen nii nähtud ja ma olen nii alasti ja et see on pannud mind väga palju peeglisse vaatama ja see on loomulikult olnud ebamugav, aga samas ma olen selle eest ka väga tänulik ja see on kogu aeg olnud turvalises ja armastuse ruumis, et siin ongi, et elus võib igasuguseid asju olla, igast olukordi, aga armastus tõesti on ikka nii lihtsalt mega vägev energia, et jõuda lihtsalt tõmbab enda poole tagasi, et kui sa maandud armastusse, siis kõik makes sense. No jah, tuleb nõustuda. Ma soovingi. Ja siis meil on nüüd üks tore ühine hobi, mängime koos muusikat ja see on ka siuke mõnus nagu loomise protsess. Paned aga pulga peale häid lugusid ja siis miksid neid kokku ja siis vaatad ruumi järgi, kuidas see kõik toimib
ja siis seal on ka sihuke nagu huvitav katsetamine käib kogu aeg, et kuidas oleks võimalik koos luua, kuidas oleks võimalik koos nagu sünkida, põhimõtteliselt nagu pulgad, nagu kellad. Et me mõistaksime üksteise nagu voolu ja kulgemist ja siis seeläbi toetaksime nagu seda ruumi siis kahekesti koos tervikuna. Et see on ka, ma näen, et väga suur lisaväärtus, kui suhtes on selline ühine huvi ja ühine nagu soov toetada ja muutuda. Aga ma ise tunnen, et minus võib-olla selline nagu suurem siis muutus käis ära, kui meil oli oktoobrikuus siilipidu. Hästi vahva ka kogune sündmus. Ja siis meil oli teine õhtu, kõik oli juba äge ja tore ja kõik rahvast ja mõnus ja kõik vibe oli hea. Tervitused Ivole ja Katsile, kes seda kõik head seal eest vedasid. Ja siis järsku Kadri tuleb, ütleb mulle, et temal on tekkinud kahtlused. Kahtlused, et kas see üldse toimib, mis me teeme. Et praegu justkui mingid asjad ei toimi. Ja siis ma olen seal peol, väga mõnusas voolus ja hoos ja sellises no ikka korralik nagu ikka energia on hea. Ja siis tuleb naine, ütleb siukse lause, pumm. Nagu saate aru, meestel on nagu ops ja siis plärts. Ehk siis tõmbas lihtsalt nagu kogu testosterooni lihtsalt nulli. Miinuses õnneks ei olnud. Ja siis nagu ikka naine testib õigel ajal, õiges kohas, vaatab, kuidas sa suudad. Ja siis ma läksin seal mingi mõnusasse nagu nii-öelda rännakusse selles mõttes, et okei, mind just jäeti maha. Ja võtsin endale sellise ohvri nagu rolli ja kandsin seda rolli siis ikka päevi ja päevi. Ja me küll läksime koos koju ja meil oli koos tore, aga ikkagi minu sees tunne, et mulle just öeldi, et ma võib-olla ei olegi nii hea ja tore ja vahva ja mõnus kaaslane. Ja see võttis kohe nagu ego ja kõik muud asjad nulli ja hakkasid ennast süüdistama ja siis teiselt poolt, mis toimus, mis on väga vabastav, ongi vabaks laskmine, ehk siis lahti laskmine. Ja ma juba 2 päeva hiljem saingi aru, et ma olen vaba mees. No nii, mis ma nüüd tegema hakkan? Ja siis läksin metsa ja siis otsisin ja korjasin endale mõned mõnusad punased kübarad valgete täppidega. Ja siis ühendasin loodusega ja saingi aru, et minu olengi looduse mees. Ma hakkangi nüüd loodus käima, ma hakkangi seda tegema. Ja läksin oma mingisse uude nagu uus sihtmärk oli loodusega ühendada. Ja siis panin kõik need mõnusad seeneksed kuivama ja siis olin juba siin 2 päeva nutnud ja siis lasin 2 päeva nagu olin juba õnnelik. Ja siis helistas Kadri ja küsisid, et meil oli kokkulepe, et me teeme siis nädal aega nii-öelda pausi ja siis vaatame nädal aja pärast, et kuidas siis on asjad settinud. Ja väga väärt kogemus, et sa lihtsalt teedki nädal aega tööd ise endaga, mitte peegeldades, mitte kogu aeg jagades, mis tuleb, aga lihtsalt mingid asjad tulevad, iga päev erinevad asjad ja siis mõned asjad hakkad korduma, hakkad neid süstematiseerima. Ja siis ma sain aru, et ma üks õhtu kirjutasin nagu raamatusse, et mis ma kõik hindan Kadris, mis ma hindan iseendas. Siis ma hakkasin mõtlema, ma ei ole üldse nii sitt mees, ma olen väga hea mees. Vaat ma teen seda. Hakkasin, kuule, ma olen ikka väga hea mees, ma ei tea, peab siin minema läbirääkimistele. Ja siis tuli neljapäev ja siis olin siin õues ja vaatan, Kadri helistab. Võtsin vastu, siin tervist, siuke nagu tervist. Mis sa teed? Ma teen seda, mis sa teed? Ma teen seda. Okei. Et siuksed nagu mingi esimest korda said uuesti kokku või esimene date umbes nagu, et tervist. Või esimene kõne umbes. Ja siis kuidagi sellisest hellast kohast Kadri küsis, et ma ei tea, et minul on juba klaar ja ma olen selgust saanud, et kas nagu sa vajad veel aega, siis ma ei vaja mingit aega, mul on kõik selge. Ja siis hopsti olingi õhtul juba Kadri juures ja siis tegime kohe nagu üksteisele puust ja punaseks selgeks, kuidas me üksteist hindame, väärtustame ja iseennast väärtustame ja hindame ja läbi selle siis tegelikult kogu seda suhet väga väärtustame ja mõistame selle väga sügavat
jõudu, mis ta meile annab ja kes ta meis siis esile kutsub, mis ta meis esile kutsub ja kelleks ta meid siis nii-öelda heas mõttes nagu mitte ei vormi, aga kuidagi hoiab. Et see hetk sai siis vastu võetud koos ja sealt käis minul see klõps ära, et kus ma olin nagu suht selge ka, et ma ei soovi kahtlevat naist, kes ütleb üks päev, et ta tahab, siis teine päev ta ei taha, et otsusta ära, aga siis ma sain aru, et aga naine otsustas juba ennem ära, et ta tahab, aga nüüd ta nägi mind ja nüüd ei taha, et tegelikult arusaadav, et naine kahtlebki. Et mingid asjad tulid esile, millega ta ei olnud arvestanud ja siis mis lõpuks üldsegi tekkis, oli see, et Kadri lihtsalt soovis, et me võtaksime nagu aja maha. Mitte, et me nüüd läheme lahku. Mina tegin kohe kõik läbi. Siin on kõik lennanud, et selline nagu pehmelt üksteisele ruumi andmine, nagu sa ka enne välja tõid, et ülioluline. Et me võimegi lihtsalt võtta vahepeal nagu, et üks läheb on 1 nädalavahetuse ära, teine on mis iganes ajal ära. Et siis jõuab tekkida sellist mõtlemisaega ja võib-olla sellist asja ka, et kui seda inimest ikka kõrval ei ole, nagu ma ennem tõin välja ka, siis hakkab tema väärtus tekkima siis sellesse ruumi kui justkui sellise vajadusena, et sa märkad, et mis sul oleks vaja ja kuidas teine inimene saaks sind toetada. Ja see andis hästi sügava mõistmise, et kui tore on ikka koos mingeid asju teha ja koos mängida, kogeda, luua. Ja siis minu jaoks oli see nagu baas sellise vundamendi loomine, et see on usaldus ja see on paigas, see on üks vundamendi kivi. Et kui armastus sai juba varem paika, siis teine on selline usaldus, et me lähme koos, et tulevad erinevad asjad ja elu testib ja elu paneb proovile. Aga meie usaldame nii ennast, üksteist kui ka siis seda tervikpoolu. Et see oli siis mulle selliseks kandvaks kiviks. Ja ega ennem kui sellistest teemadest nii sügavuti ei vestle, siis ei olegi väga võimalik seda mugavat turvalist ruumi tunda. Et meil on õnneks siis sõprusega, ma arvan, 3 aastat sükest aktiivsemat suhtlust toonudki selle, et me julgeme üksteisele verbaalselt siis jagada mingid mõtteid ja tänu sellele meil tekib võimekus siis üksteist paremini mõista ja seeläbi tekib tugevam empaatia selle inimese kogemuse vastu ja see tõstab siis meid koos kõrgemale. Et see on väga võimas, kui on võimalik ehitada ülesse, et kõik, kes te olete vallalised, siis soovitan vaadata üle oma sõbrad, oma sõbrannad ja vaadata, et kas keegi sealt võiks olla selline potentsiaaliga, kellega soovid siis luua tugevat ühist vundamenti. Et see on midagi, mida siis alateadlikult, mitte teadlikult on ju, et ma valin sinu välja, sa tuled minuga. Et see on ikkagi siis siuke intuitiivne lähenemine, ma ütleks, et leida siis enda ümber sellised inimesed, kellega koos te tahaksite elu veeta põhimõtteliselt. Et on see siis lähisuhe või siis tegelikult ka sõprus on nii suure väärtusega, et ei pea otsima kogu aeg mingit kaaslast ja kui kaaslane on olemas, siis ega sa tahad ikka lähedasi sõpru enda ellu. Et see samamoodi. Ja kõikide eluteed on ju tegelikult nii erinevad, et ma ikkagi aeg-ajalt imestan selle üle, et kuidas see siis nüüd meiega niimoodi on juhtunud ja kuidas üldse minuga niimoodi on juhtunud, et mu unistus on selliselt täitunud, et mul on selline kaaslane ja selline armastus, et see on olnud minu jaoks üks väga pikalt täitumata unistusi, et mu südamekarikas ei ole selliselt täis saanud, et ma saaksin aru, et jah, vau. Et minu palvetele on vastatud, aga et see nii nagu pöörase trikiga on mu ellu saabunud, et mu oma parim sõber osutub mu kaaslaseks, siis ma saan aru, et see ongi midagi väga erilist meie eluteedes, et selline asi üldse sedasi lahti rullub. See on väga eriline, et suhteid alustatakse väga erinevatest kohtadest ja kõigil ongi oma lood.
aga ehk see ühine nimetaja ongi see, et ükstapuha, mis suhtes sa oled, siis väga oluline on just jõuda nende vundamentideni või alustaladeni, mis loovad hea suhte, et kas see on siis suurest kirest, millest see algab või sõprusest või ükstapuha, kus kohas nagu põllul kokku saadakse. Et on mingisugused sellised nii-öelda alustalad või tegurid, mis peavad kuidagi siis paika loksuma, et see kooselu oleks tõstev ja edasiviiv ja õnne ja rahulolu tunnet pakkuv. Et meil on olnud õnne neid asju timmida paika varem juba. Et mulle Kadri juures väga meeldib see, mis ma tunnen, et on üks väga suuri väärtusi, kui on võimalik minna näiteks mingisugusesse vestlusse niimoodi, et sa ehitad nagu üles ühe mõtte, kust läheb kohe teine edasi ja sealt läheb edasi, et on nagu siuke pall, mis keerleb kahe inimese vahel ja siis ta vahepeal jääb õhku seisma ja siis on siuke vaikus. Et keegi ei taha kohe sinna peale lükata, kõik mõtlevad, kõik kaks inimest näiteks. Ja siis sealt sellise nagu põrkega on võimalik sügavamale minna, on võimalik kõrgemale minna, kaugemale. Et see annab väga imetusväärse nagu sellise sügava kontakti omavahel. Et usaldada seda, et me võime nagu ehitada seda sügavust läbi siis sellise mõtte vestlusvooru. Ja see oli üks minu jaoks väga tugevaid, kandvaid siis selliseid ühiseid nimetajaid, kui me siis sõpradena koos aega veetsime. Et ma sain aru, et ma võin kellega tulla ükskõik mis teemal kaasa ja minna sealt edasi ja see harib, vaim saab kogu aeg haritud ja muutub, sest ta kogu aeg tuleb kuskile nagu uude kohta ja peab sealt mõtlema, et kuidas ma seda tajun, tunnen, mis ma olen mõelnud ja sealt ehitada ise edasi. Et jah, see ma arvan üks lähisuhte üliolulisi osasid on see, et kui vabalt ja kui palju, mitte kui palju, aga kui vabalt ja kui sügavate teemadega on võimalik ühenduda. Ja see justkui määrab ka mingisuguse, ma tahaks öelda nagu piiri, et kui on väga lai ulatus, siis võib justkui sinna laia ulatusse ära kaduda, aga samas annab ka võimaluse selleks, et täna võtame sealt suunast mingisuguse teema ja siis järgmisel korral võtame teisest suunast ja see loob sellise laia kandva tajuruumi ja annab sellise võimaluse ehitada siis üles seda maja, sest me ju ehitame suhtega maja, kus on erinevad toad, erinevad tegevused on toimunud ja toimumas ja siis armastus täidab selle ruumi erinevate osadega. Ja ma tunnen, et üks selline väga minu lemmikteema, mis Kadri on mind hästi palju tõstnud, on tunnustamine. Et meestel on selline nagu eripära, et tunnustus on ülioluline, et kui mees ei saa tunnustust, siis justkui ta ei saa aru verbaalselt, kas ta on aktsepteeritud, kas ta on vastu võetud, kas need tegevused on head. Plus kui naine ikkagi suudab mehes tõsta nagu nii personaalse kogemusruumilise taju, et sa oled nii hea minuga ja teed minuga neid asju ja kõik on vahva, või siis see, et sina seal tegid oma tööasju nii hästi või sa seal selle inimesega tegid nii hästi mingeid asju või et see, kuidas sa teed mingeid asju väljaspool meie ühiseid kogemusi, siis see annab sellise väga sügava toetuse ja see tunnustamine tõesti on mind väga palju tõstnud, et ma julgengi teha asju palju rohkem, sest ma tean, et mul on vähemalt üks inimene, kes mulle nagu 100 poolt käega hoiab. Et kuigi ta kogu aeg paneb mulle, et mis sa sealt õppisid, et selles mõttes ikkagi korralikult aitab mul analüüsida, aga ma võin ise ennast tunnustada, aga kui ma ei kuule seda häälena kuskilt mujalt tulemas, siis ta justkui jääb ainult minu enda perspektiiviks, et ma ei saa välismaalast justkui kinnitust ja
ja see on võib-olla selline, ma tunnen, et vähemalt mina mehena kogen sellist vajadust. Ja siis, mis on ka hästi tore, et kui me saame oma vajadusi jagada, et ma jagasin oma erinevaid vajadusi ja üks neist oligi tunnustamine ja teine pool nii-öelda kuuleb ja saab aru ja reaalselt rakendab seda, siis see kuidagi ka nii omakorda nagu tõstab ja lõdvestab, et me saamegi üksteisele öelda oma vajadusi, mis me vajame, mis on meil nagu tulnud üles, et mul tuleb see välja ja ma ütlen selle välja. Ja siis, kui ma näen, et sellel sõnadel on ka reaalne tegu mõju, teine inimene sai aru, mida ma mõtlesin ja rakendab. Fantastiline. Ja täpselt, et see on üks hästi ilus eluhäkk või suhtehäkk, et on erinevad, on konfliktsed olukorrad või on ka vajaduste mingisugused ristumised või mis iganes sellised kohad, kus nagu üks arvab ühtemoodi, teine teistmoodi. Aga et vahel võivad asjad nagu käest ära minna või sa võid saagi tõmmata käima nii palju, kui sa tahad, on ja. Ja siis võib hakata saagima ja võib hakata seda lahkama ja mingisuguseid tahan tegelikult jõuda sinna, et seda kõike võib tegelikult isegi natukene nagu vältida või seda mitte sellele anda tuld juurde. Ja ei pea ka tohutult näiteks, ma ei tea, vabandama või selgitama või et juhtus siis juhtus, on ja, et siis tuleb lihtsalt nagu kuidagi seda aksepteerida, aga järgmine kord ma lihtsalt teen teistmoodi ja usaldada seda, et teine inimene märkab seda ja see on see, mis tegelikult väljendab minu pühendumust ja minu hoolimist, et armastus selles mõttes on tegusõna, et teod on tähtsamad kui sõnad on väga olulised, aga teod on need, mis kannavad kaugele. Et see on olnud hästi lahe. Sa oled mind väga palju inspireerinud selles ka, et kui sa midagi soovid, siis tee seda esimesena. Ja siis see on minu ego mitu korda nagu maha võtnud ja pannud sind väga imetlusega vaatama ja sinusse järjest rohkem armuma ja pannud mind soovima sulle samaga vastata. See on siuke mõnus nagu trikitamine käib meile, et üks ütleb vajadusest, teine ütleb nagu eile oligi vajaduse jagamine, siis Kadri ütles vastu, et aga alusta ise. Siis ma mingi okei, ma tahtsin just jagasin mingi üli sügavat jagamist ja siis on siukse nagu väikse piendi lõppu. Aga ülioluline ja siis kui me sellesse nagu laskusime, selle vajaduse suutsime nii-öelda ära täita, siis tegelikult nii juhtuski, et tuligi kahepoolne jagamine ja mõlemad said selle sama vajaduse täidetud ja see väga, väga sügavalt ühendas, et see eilne õhtune väga kosmiline rännak oli väga, väga võimas. Ja, et nüüd meil hakkab siis viimane siuke sessiooni lõpu osa, kus on võimalus külalistel ka küsida, kui on tekkinud midagi sellist, mis sooviks kuulda siis otse-eetris. Nii et miskit, mis teie meelel on olnud, nii et ma annan teile aega siis sutsu mõelda, me nüüd ka vadistame ja võib mulle siis märku anda, kui teil on küsimus tekkinud, siis ma annan teile sõna ja saate omapoolset vestlust siis tulla modereerima. Ja see oleks tegelikult väga huvitav ja teretulnud, sest meie siin muljetame, niikuinii elame iga päev selles, et aga mis võiks olla huvitav mingi teise nurga alt, kellegi teise nurga alt, et küsige julgelt. Ja siis meie võib-olla selline üks tore unistus, mis me koos oleme endale mõelnud, et see on ka võib-olla, ma arvan, sellise paarissuhte nagu tore oluline vundament on see ühine missioon. Et kuhu poole me siis triivime, et mis on see kapteni nagu fookus, kuhu me siis minekul oleme, mis raketiga me sõidame ja kuhu poole. Ja siis
selline kutse ja mõistmine, et me soovime elada maal, looduse keskel ja soovime kogeda seda ürgset vaikust, looduse helisid ja sellist puhast loomingulist vabadust ollagi vaba. Ja vaba siis erinevatest müraallikatest, erinevatest kiirgusallikatest ja täiesti omas sellises ruumis eksisteerida. Ja mis mulle ka selle suhte juures väga on meeldinud, et Kadri on hästi sügav kodulooja ja koduhoidja, mis ongi vist ilmselt natuke rohkem naiselikum loome, et selline siis kunst ja ilu ja looming siis koduses keskkonnas väljendada on väga, tulles koju saad aru, et see ongi kodu. See on kodu, kus keegi on pannud oma hinge ja armastuse. Et see on väga kaunis kingitus ja selle kingituse ma saan iga päev vastu võtta, iga päev seda teadvustada. Ja see kuidagi ka veel tõstab seda sidet. Aga jah, et meil on ühine siis unistus minnagi loodusesse ja siis sinna on tekkinud selline nagu ruum justkui juurde, et teha seda kogukonnana, teha seda inimestega koos, keda me armastame, keda me väga hindame ja minnagi koos võtta üks tükk Eestit ja luua sinna tükike täiesti teistsugust maastikku oma erinevate loomingute viiside läbi ja see väga, väga tugevalt kannab. Ja siis teiselt poolt ongi meil on nagu debatt, et kas nagu minna vahepeal välismaale, kas võtta kohe see missioon ette, et Eestis paikseks saada, kuidas perega on, pisiperega, et nagu siuksed mõnusad nagu komponendid tulevad ja iga päev, kui päevad algavad naisel, siis on ühelt poolt rõõmustav, et kõik läheb edasi veel vanaviisi. Midagi justkui ei muutu, aga teiselt poolt alati on selline, et okei, mis tunne siis oli enne seda teada saamist, et see asi kõik jätkub, et niimoodi. Et siis see on ka siuke ikka päris korralik protsess, mida omavahel nagu läbi hekseldada, et millal ja kas ei ole küsimus. Just. Võt nii. Palun. No naine on tõeliselt suur looja. Annad talle, tood mingid toidukraami, tema valmistab õhtusöögi. Annad talle maja, tema loob kodu. Annad seemne, naine loob lapse, annad mingit jama, naine loob tragöödia. Nii, küsimusi. Meil siin läheb juba nii põnevaks, et aga tahaks, kas teil on tekkinud mõni mõte? Kõik on nii juba ära lennanud kuskile? Ei ole, see oli nali. Ma tahtsin nüüd natukene nagu ärritada. Aga jaa, et mõistugune, palun. Küsimus ma mõtlen sellele, et kui ongi suhtes pidevalt protsessid erinevad, käima ja triggerid ja mis iganes, siis ei teineteised, ennast tuleb üles midagi ja siis ma vaimses suhtes nagu vaatasin, et siis nagu pidevalt võtsime need ette, hakkasime siis tegelema. Aga üks hetk nagu on see, et kogu aeg olen teineteisele nagu kuidagi terapeut ja see tegelikult ei mõjunud suhtele üldse hästi. Et kuidas kuulan teid päevil teadlikud hetked, kus te võtate, jagate ja peegeldate, aga kas te nagu, kuidas te tunnete, kas teil on see nagu tasakaalus, kuidas te oskate hoida seda, et okei, kuule praegu ei olegi vaja, või kuidas te siis seda teete? Kuidas te märkate seda, et piirad? Ma võib-olla ütlen siia küsimuse ka, siis ta läheb salvestusse ka. Et just kui paaris suhtes toimub kogu aeg erinevaid asju ja siis nende läbi analüüsimine, nende läbi tegemine ja siis nende nii-öelda läbi rääkimine
on justkui selline nagu terapeutiline, ehk siis sa oled nagu üksteisele terapeut mingite teemade lahendamises, mis kõik esile tulevad. Et see siis Ilona poolt oli välja toodud, et ta võib hakata segama suhet ja et kuidas meil siis sellega on, et kas hoiame seda tasakaalus ja toetame seda siis või kuidas meil sellega on. Kadri, kuidas sa? Ma arvan, et me tegelikult alles eile rääkisime sellest ka, et päeva lõpuks ma usun, et see taandub sellele arusaamisele, juurdunud arusaamisele, et me oleme iseseisvad inimesed. Mina olen tervik ja sina oled tervik. Ja see nagu vastutus iseenda kogemuse eest, see teadlikkus sellest, see peab säilima. Mis tähendab seda, et mul on mingid protsessid, asjad on ja, aga et kui me kogu aeg läheme nendesse protsessimistesse sisse või mingitesse klaarimistesse, siis see tegelikult võtab nii palju eluenergiat ja aega, et sul ei pruugi jääda isegi muu elu jaoks enam aega. Et ühel hetkel see võib lihtsalt muutuda lämmatavaks, et siis ongi see moment, kus sa pead korra võtma sammu tagasi ja looma kontakti iseendaga ja teadvustama, et mis toimub ja kõigepealt võtma vastutuse iseenda eest. Ja et isegi kui on üleval mingid teemad, siis mingi suurem usaldus on olemas, et me ei pea kohe kõike klattima, rääkima. Praegu on fookus sellele, et mul on siin missioon, eks ole, et ma tegelen sellega või mul on vaja see paika saada ja mu kaaslane on minu jaoks olemas ja kui tekib õige moment, siis me tuleme kokku ja lahendame selle ära ükstapuha, kuidas see saab olema. Aga et mina võin ka mingitel hetkedel hästi oma nagu mõtetesse ka kinni jääda või et ma hakkan endale mingisuguseid lugusid rääkima ja selline nagu mingi metsikud story'd tulevad juba pähe, aga neid ei ole mõtet välja hakata rääkima, sest et võin võib-olla emale neid telefonis rääkida mitu tundi on ja siis ta toob sind kohale, et kuule, halloo. Et siis saadki aru, et lihtsalt nagu saad need oma hingelt ära, aga oma partneril ei ole mõtet seda vahtu ajada, et tee see töö ise ära ja siis tule sellest kohast, kus sa näitad, mis tööd sa oled teinud ja alandlikkusega. Et siis on võimalik dialoogi astuda, aga ja see teadmine ka, et mina oma kogemuse tunnete eest vastutan ise, isegi kui teine on trigerdanud ja mingi nõmed asjaga hakkama saanud, siis ikkagi ma oma tunnete eest vastutan ise või selle eest, et ma iseendast hoolitsen ja ennast väljendan ja mingid piirid sean. Aga et jah, et see suhe iseendaga, et kuidas ma ise protsessin ja kuidas ma ennast hoian nendes hetkedes, kui ongi triggerid üleval. Et see on pikaajaline töö ja suhe iseendaga, kuidas endale ruumi hoida ja teadvustada seda, et püüda ikkagi seda suhteruumi võimalikult nagu puhtana hoida, et olla armastav ja lugupidav ka siis, kui sa tunned ennast nagu väga kehvalt mingites hetkedes. Vahutada välja, just. Väga oluline, et oleks inimesi, kellele siis otse emotsioonist, otse katlast nagu võtta vastu. Nautimist Katsi poolt. Ja ma selles mõttes mulle meeldib see, et me oleme suutnud justkui üksteisele anda märku, et praegu ma ei soovi sinu arvamust. Ma soovin lihtsalt välja jagada, ma soovin lihtsalt rääkida, mida ma soovin ja ma soovin, et sa kuulad.
mitte ei tule kaasa, mitte ei hakka kommenteerima, mitte ei hakka vabandama, mitte ei hakka otsima nagu lahendusi. Et noh, mul on hästi tavaline olnud see, et Kadri midagi räägib, siis mingi davai, nii kohe võtame selle ette, teeme selle ära, mina teen seda, sina teed seda, nimekiri on valmis, nii hakkab kohe pihta. Ja siis Kadri mingi, oot, millest sa räägid nagu, ma tahtsin lihtsalt jagada. Ma mingi, et miks sa niisama jagad nagu, et teeme kohe, lahendame ära, teeme kohe kiire fiksi ja paneme plaastri peale. Tegelikult on mingi suur haav, peab lappima. Et siis jah, see on kuidagi selline, tuleb järjest enam teadlikkus selles osas, et anda ruumi ja anda ruumi sellele, et lihtsalt nagu kuulata, sügavuti kuulata ja mõista, kuidas teine ennast tunneb. Et nii kiiresti tahab tulla see reageerimine, tahab tulla oma vastus, tahab tulla see ei, sa ei kuulanud mind hästi, ei, sa ei näinud, ei, sa ei vaadanud, ei. Et siis, jaa, sina jagad, jaa, ma toetan sind, ma olen sinu jaoks olemas. Et selline nagu sisemine nagu reageerimine tahab kohe tulla, et aga see on kuidagi sellises tuleenergias olemine, mis minu jaoks on nagu terve elu olnud ja hästi süke püüd nagu kogu aeg kõike parandada ja kogu aeg nagu tõestada ja kogu aeg olla vajalik ja kogu aeg olla nagu teenimises ja siis tahad kohe kõike lahendada. Et nüüd ma olen kuidagi selles suhtes nagu lõdvestunud, et mina ei pea kõiki asju, mida Kadri soovib ja vajab lahendama, et tal on endal kõik käed ja jalad ja kõik muud asjad töötavad, et ta saab iseenda eest hoolitseda. Ja nii nagu mina hoolitsen iseenda eest ja siis me tuleme hoolitsema üksteise eest ja siis saab see ring nagu justkui olla täidetud. Et aitäh sulle, Ilona, selle toreda küsimuse eest. Väga tore. Esimene algusküsimus. Nii, küsimused. Ja, väga hea. Tuleme järjest, väga hea, siis pange valmis. Marta, sa oled järgmine. ei, sina vist oled enne. Selline küsimus, et paari suhtes on siis 3 elementi, nagu mõista, et on iga partner oma ruumiga ise ja siis 3. ruum, mis on siis suhe, mida mõlemad kastavad. Et kui teil oleks öelda näiteks niimoodi puhtalt nagu intuitsiooni pealt 5 asja, et kuidas siis peab kastma igapäevaselt seda paari suhet, siis mis te omalt poolt ütleksite? Võid näiteks teha läbi isegi 1, 2, 3, 4, 5 või? No esiteks kindlasti ütlema, et me armastame, et see ikkagi nii-öelda verbaalne viis vähemalt mul töötab, et kui ma ise ütlen, siis ma isele justkui ütlen uuesti, korrutan, et jaa, vot see on see, mida ma soovin ja vajan. Ja siis ütleme, kui sa teed seda ees, ehk siis ütled, siis annad justkui märku teisele alateadlikult, et ütle ka, kui sa tunned. Ja siis, kui ta tunnebki, siis ta ütleb ja siis saad aru, et see on päris. Et see tule, ma armastan siit ka kohe vastu. Jah, see on esimene. Hea tahtlikkus, nagu hea tahtlikkus ja hellus teineteise suunas. Kastmine, jah. No ma arvan ikkagi läbi juurtšakra ka, et see nagu igapäevane nagu siuke seksuaalenergia, isegi kui seal ei ole vahekorda, siis selle seksuaalse energia nagu kehaliselt väljendamine, ehk siis nii läbi läheduse kui ka siis sellise nagu, no ma ütleks, siukse ürksus tunde jagamine, et me mõlemad oleme justkui nagu kassid ja kes tiiger, kes lõvi ja siis nagu maadleme vahest, et see on väga värskendav. Ja maadlus kusjuures on väga hea, et väga soovitan maadelda paari suhtes füüsiliselt ja verbaalselt ka ja veel igat moodi. Ja no ma arvan, et väga maandav, et toit ka, et kui me üksteise süüa teeme, siis see on ka justkui asi, mis kuidagi nagu saadki aru, et keegi teine mõtles oma aega planeerides sinu peale ja soovis kinkida sulle midagi, mis hoiab sind töös, hoiab mootori nagu väes ja liikumises, et me mõlemad oleme väga head kokad, et see on hästi mõina üksteisele teha, et kõik mehed soovitan teil kindlasti õppida kokandust, see toob naistele väga lähemale. Et isegi kui naised on väga head kokad teil, siis kui te millegagi keevitate neile head vastu, siis nad on come. Ja toit on Toomase jaoks tõesti eraldi kategooria, et tõesti käib kõhu kaudu armastus väga palju, eriti Toomasel.
aga veel välja tuua peale toidu lihtsalt väikesed kingitused ja väikesed hoolitsused või üllatused. Ja see on oluline sellepärast, et kogu aeg anda seda tooni, et ma märkan sind ja ma tunnustan sind ja ma annan sulle teada, et sa oled eriline, et meie suhe on eriline, et nii võib vahel mingi elu tultes kipume võtma mingeid asju iseenesestmõistetavana, aga suhte puhul on see väga suur sellise pettumuse valem või et kui sa hakkad võtma iseenesestmõistetavana teist inimest, siis väga kähku nagu võtab suhet alla. Et see erilisuse tunne või et sa väärtustad siis need väikesed mingid kingitused või hoolitsused või sa tuled nii-öelda oma ruumist välja, nagu sirutad teise poole, et teadlikult andagi talle endast, et see on nagu keel, mida järjest ja järjest kuidagi elus hoida ja rääkida. Ja siis kindlasti väestamine sellise nagu tõstmise läbi ka, et sa annadki talle, ütleme, tunnustus on üks põhiviise, et sa tunnustad temas midagi, mida sina näed ja lood sellest sõnadega väljenduse nii, et temale jõuab kohale mingi teistmoodi perspektiiv, sellepärast et see on sinu sõnad, mida siis teine pool kuuleb. Ja siis see tõstab väga palju, sest sa saad justkui jälle kinnitust, et sa teed mingit asja väga hästi ja õigesti. Ja kindlasti on kommunikatsioon, et anda teada oma liikumisest, oma nagu kuidas see päev kulgeb, mis on eesmärgid, mis on võimalused, kus on ühiskohad, kus on mingid arutelukohad, et see on siis selline nagu väga suur nagu oluline osa arvestamisest, ehk siis aja arvestamisest. Et see on mulle ka väga suur õppetund, et ma olen hästi süke nagu lennus ja siis nagu vahest unustad ära, et juba 3 tundi möödas ja pidid kuskil olema nagu. Et see on juhtunud täitsa siin samas ruumis, et naine ootab koju ja siis 3 tundi hiljem ma märkan, kell, oi ja et see on õnneks ära kukkunud see muster, et olen ta vabastanud oma järjest tugevama teadlikkusega, aga see on üks hea mõnus õppetund olnud, et keegi paneb oma aja ootele, sellepärast et sina teed midagi ja unustad isegi öelda, et mida sa siis teed või et asi muutub. Et see on jah selline oluline kastmine. Ja kuigi sa küsisid, Liis, just selle ühisruumi kohta, et seda ühisruumi saaks kasta, siis on hästi oluline minu arust see, et sa kõigepealt kastad iseennast ja et sa meeldid iseendale või sa oled iseendaga sellises suhtes, et teisel inimesel on ka huvitav sinuga ja et kui teine inimene on iseendaga heas suhtes ja kontaktis, siis ta armastab iseennast, siis ta on ka atraktiivne, et see ühisruum saaks toimida, siis mõlemad peavad eraldi ka suutma toimida. Vägagi, aitäh selle super küsimuse eest. Nii, mõned küsimused võtaks veel, kas on siit poolt ka huvilisi? Nii, palun Evelin. Ja, et väga hea kuulamine ja jagamised, et aitäh. Aga kuidas teil selle nagu enda ruumi nagu andmisega on, et kuidas te seda tähele panete või kogemused? Või siis enda ruumi küsimine, et kuidas see neil tuleb nagu... See on hästi oluline osa, et sa saad nagu ise elad nagu enda jaoks ka, et kui sa suhtes oled, Mul on lihtsalt see, et ma pean nagu kodust välja saama, et mul on vaja nagu inimeste sekka, mul on vaja nagu liikumist, et see on nagu, kui ma ei suuda vist päevagi korda kodus olla nagu lihtsalt sees kuskil, isegi kui ta on võib-olla looduses, mul on vaja nagu liikuda ja see on võib-olla see, kus ongi minu nagu ruumi vajadus, et mul peab see ruum justkui muutuma ja seeläbi on mulgi võib-olla natukene nagu raske olla ka haige, sest sa pead olema nagu justkui siis kapseldunud ühes ruumis kodus, et
et see võib-olla on see minu kogemus ja siis, mis ma tunnen Kadri puhul ongi see, et temal on just vaja olla kodus omas ruumis ja niimoodi, et ta saab seal olla üksinda, et selles mõttes on meil väga hea nagu kombinatsioon, et ma ei taha olla kodus terve päev ja sealt tööd teha, vaid ma tahan tulla kuskile mujale ja sealt teha tööd. Et isegi kui see on arvutis ja olles kuskil, ma ei tea, ükskõik millise muu laua taga ja tehes samu asju, siis see laua ümbrus on siis see, mis mul on vaja nagu liikuda. Et selles mõttes mu tundub, et see nagu hoiab meid väga hästi nagu balansis. Ja siis vahepealt ongi nagu, et kui ma olen nagu mingi kella 5 umbes kodus, lähen alles õhtul tööle, siis ma saan juba aru, et Kadri on mingi, no nii, mis kell sa pidid minema? No ta ei ütle kunagi nii, aga lihtsalt on tunda, et see ongi võib-olla see jah, et siuke nagu teadlikkus sellest, et me vajame neid erinevaid ruume ja meil on võimalik üksteisele kinkida väga lihtsasti, et see on võib-olla see ruumi pool minu poolt. Ja kindlasti kommunikatsioon. Et me ju ka alles paneme oma kooselu reaalselt ühes ruumis paika alles, et me ei ole nii pikalt nagu ühist kodu jaganud. Aga et kui sa midagi soovid või vajad, siis tee suu lahti ja küsi või väljenda. Et me kõik võime ja väärime olla koos sellise inimesega, kes sellist põhiväärtust nagu inimese ruum ja vaba tahe ja vabadus austavad. Et kui seda ei ole, siis võib-olla ei saagi selles suhtes olla üldse, kui sa ei saa olla vaba või sa ennast väljendada. Et kui see on, siis isegi kui on keeruline, siis tuleb väljendada. Ja siis saavadki asjad toimuda. Täiega. Aitäh sulle, Evelin. Väga tore küsimus. Nii, meil on ruumi veel täpselt üheks küsimuseks ja siis tumbame selle toreda vestluse kokku. Ja, ma tean, meil on lõpuseanss sellest tulemas. Ma tänan sind teile. Aitäh. Ma tean, aga selles mõttes aitäh, et sa kinnitasid, et siis ma tean hästi. Yes. Nii, üks küsimus veel publikust, on kellegil huvilisi, siis kui tekib, siis võib 15 minuti jooksul anda märku. Aga kus suunas me nüüd siis hüppame? Toomas. Kui sa esitasid selle nii-öelda üleskutse, et rääkida parimast sõprusest sügava armastuseni. Et miks peaks üldse valima armastuse teed? Või miks peaks üldse armastaja olema? No eks ta on üks loomise nii-öelda variatsioone, midagi, mis on nii tugevalt nagu meie raku tasandil ühendatud, et kui me saame valida koos loome ja see on kõige suurem koosloome siis väljundeid on luua koos paaris suhet ja tänu sellele siis ehitada üles oma elu väga suurte siis verstapostidega. Et see on jah, ma arvan, üks lihtsalt, ta on ilus ja kõik me seda teame, ja võimas, aga ta on ka siis selline, ma praegu alles kogen seda, siis mul ongi võib-olla natuke veel ei ole nagu nii selge, kui seda väljendada, aga nii palju, kui mul praegu sees on, siis see on selline kõrgeim tasand, mida mina olen kogenud, kus on võimalik siis loomise täielikus sellises sageduses olla. Mõistes, et sul on justkui elu poolt kingitud nii suur liitlane, keegi, kes on nii heas kui halvas, kui mõõnades ja tõusudes koos sinuga ja sa saad alati käest kinni võtta ja sa tead, et see tõstab ja et see armastus
parandab kõik haavad, mis tekivad siis nii-öelda heas mõttes nagu olles kuskil väljapool, olles kuskil nagu nii-öelda on the field, linna peal käid ringi ja siis koged mingeid asju ja tekivad mingid kogemused ja tööl. Et siis see on tõeliselt tervendav, et ta on ju teine pool on täiesti peegel kõige ilusamas võtmes ja kõige suuremate varjude võtmes ja neid kõike siis märgates on see eneseareng niivõrd suures muutuses ja see on üks elu kindlasti eesmärke, on arendada enda vaimu ja teravdada enda meelt ja ehitada enda keha tugevamaks ja seeläbi siis tuua suuremat väärtust kogu meie ühiskollektiivsesse reaalsusesse. Et jah, armastuse vägi on võimsam vägi, mis siin meie reaalsuses eksisteerib, on minu tunne. Aga ütleme, kui inimesed on suhtes, aga kahtlevadki, et kas see on õige inimene, kellega ma koos olen, et kuidas sina oma kogemusest, et nagu, kas on just nagu nõuanne või kuidas ära tunda seda tunnet, et jah, see on õige, et ma pühendun ennast sellele? No ma arvan, et see on ikka mingid märgid kogu aeg annavad justkui kirjeldust, et kas me liigume õiges suunas nagu tervikunast. Nii elus on takistused, mingid asjad, mis on nagu tunduvad ilged takistused, tegelikult on su enda mingi muster, mida sa pead lahti hakkima, nagu mingi kokandussõna, hakkime lahti mustrid, nagu kujuta ette nagu kokanuga peas on mingi hakkime. Kirvega. Ja kirvega on ka minu isa pärandas mulle kirve. Nüüd käime metsas ja siis võtame kirve kaasa ja hakime teemasid. Hakime puid ja teeme lõket. See on kusjuures ülihea nagu soovitus meile kõigile, et minge koos lihtsalt kahekesti, tehke lõket ja olge lõkke ääres, küpsetage mingid taimsed vorste ja tehke endale mingit nagu sooja teed ja suppi ja lihtsalt nagu kaifige seda looduse vaikust ja seda ürgset tuleleeki ja siis läbi selle nagu kahekesti lihtsalt nagu intiimses vaikuses ja selles nagu heli vibratsioonis lihtsalt toetada üksteist ja tekivad täiesti uued nagu teemad, mis lihtsalt on kuskil seina taha jäänud ja nüüd saavad avalduda, sest selle jaoks on tekkinud ruum. On tekkinud ruum ilma nagu fookuse ja sõnumita, vaid fookus ongi siis tegelikult avatus ja vaatame, mis tuleb. Ei ole kuskile pinget, võime lihtsalt lõket vahtida nagu tunde ja tunde, ei pea rääkima. Et see on väga, väga kaif. Vaata, su küsimus oli üldsegi, et minu kogemus siis sellest, kuidas kahtlemises just jah, et ma rääksin jälle lugu ka, et see kahtlemise nagu pool. Just, et see on väga paljudel tegelikult eluteel see moment, me ju loome suhteid erinevate inimestega ja armastus on ikkagi ju kohal, eks ole, aga et kas see on ka õige partner, et see küsimus võib kerkida, et minul on see korduvalt elus kerkinud, aga siis võib-olla ongi anda aega ja olla kohal selle inimesega, et me ei pea kiirustama, me ei pea 6 aega selgeks saama, kas ta on inimene või ei ole. Et meil läks siin ju 6 aastat praeguse hetkeni, et me jõudsime sellesse, et me saame nagu aru, et see on 6 aastat. Et see tulebki järjepanu väikeste tükkidena, mõnega käib see kiiremini, mõnega on aeglasemalt ja kui see hetk tuleb, siis sa tunned selle hetke ära. Et see on kuidagi selline, mul on alati see tunne, et kui ma võiks oma kaaslasega minna ükskõik kuhu elama ja jätta kõik, mis ma olen elus loonud maha, peale siis enda füüsilise vaimse keha, siis see on võib-olla see kindlus, mis annab märku, et jah. Ja siis ongi, et kui sa lähedki temaga siis sinna reisile ja saadki aru, et on täielik jobu, et siis sa jätad ta maha ja teed edasi oma elu, et midagi ei katki ja leiad uue
kaaslase, et see ongi võib-olla sihuke nagu testid ja me käisimegi Aafrikas, olime 4 nädalat Aafrikas ja mina olin vähemalt mitmel korral, mõtlesin, et ei, pohlad, see naine ei ole mulle, tema tahab mingeid oma asju, ei lase mul olla mina, et käigu tema kuradile ja mina põrutan edasi omas suunas ja nii on. Ja siis temal oli võib-olla sarnaseid kogemusi ja siis oligi sihuke nagu lihtsalt õpid inimest tundma, et kui saadki aru, et see tunne käib ära ja me olimegi umbes 1 päeva umbes ei rääkinud, sõitsime autoga, mõlemale mingi ja siis mingi vahepeal see mingi paneme muusikat ka või vahetame, teeme pissipausi või midagi. Et siis see kuidagi nii lähendas, et saidki aru, et no okei, on ju, et see on ka kõik mööduv ja nüüd me oleme nagu jälle uues kohas, jälle veel lähedasemad ja see tõeliselt jah, et minge reisile, see on soovitus, et kahtluste korral minge reisile, võtke kas või nädal aega ja vaadake, kas te saate üksteisega hakkama siis erinevates, kuidas saate üksteisega hakkama erinevates siis uutes olukordades on minu soovitus. Aga kuidas sina oled tundnud selle kahtluse teemaga, et? Tagasivaatavalt ikkagi usaldus. Et kõik see, mida sa soovid, selle sa saad. Aga et seda ei tasu ka juhuse hooleks jätta. Et kuidas armastust luua, kuidas luua seda suhet, et kuidas see saab reaalsuseks, et su kõrval on inimene, kellega sa oma teekonda jagad ja see on õnnestav teekond, siis sa pead ise ikkagi saama selleks inimeseks, olema selline partner, et sul oleks selline partner kõrval, et sa tead, et wow, et see ongi, see võib olla pikk protsess. Aga meie kaaslased on meie peegeldused, kes peegeldavad meile vastu seda, kus me oleme, mida me sisaldame, ükstapuha missugused need suhted on, pikad või lühikesed. Ja ka see, et armastus võib olla ka kaktuse ja konna vahel, eks ole, aga see ei tähenda, et nad peaksid koos elama. Et armastus on ka selline mõistuse väline asi, aga see, et panna kokku see, et on armastus ja sobivus ja ühine siht, et suhtel on nii palju selliseid nagu komponente, olulisi alustalasid, et üks ja kõige tähtsam ongi armastus, aga ka erinevad teised aspektid. Aga et see teadmine, kui see saabub, siis ta lihtsalt saabub ja nii ongi. Aga et sa tunned selle siis ära, et sa oled selle loonud, sest sa kunagi oled igatsenud midagi. Ja kui sa tunned, et vau, see igatsus või see unistus on täitunud, siis sa saad ka aru, et sa oled tegelikult ise selle loonud. Ja need on väga ilusad hetked, kus tänulik olla iseendale nende otsuste eest, mida ma olen teinud, et olla järjest austavam, ausam ja armastavam iseenda suhtes. Ja see, ma korras ühele, et see koht, et ei ole vaja otsida õiget partnerit, vaid olla õige partner. See mingi maandus ka mulle just hetk tagasi nagu nii rakutasmel, et ja see ongi see peegel. Jah, et mitte otsida seda õiget partnerit, vaid olla ise see partner. See on vägev, jah. Võib-olla lõpetuseks siis üks oluline nüanss veel kogu selle suhte puhul on seksuaalsus. Et kui mult küsiti, siis ma arvan 2. või 3. kuul, kui me siis hakkasime nii-öelda käima, et kuidas teil siis seksuaalsus on, siis ma ütlesin väga hea. Ja siis hiljem sain aru nagu, et aga võib-olla ei olegi nii hea, kui ma siin kirjeldan. Et võib-olla julgen nagu, või isegi võib-olla ei teadvustanud, et kui sügavale saavad minna üksteise siis sellised teadlikud ja samas ka alateadlikud tunnetuslikud sügavused seksuaalsuses. Ja nüüd siis me oleme järjest enam ja enam võtnud vastu üksteist ja üksteise kehasid sellisena, nagu nad on.
ja andnud nendele kehadele üksteisele võimendust, nii et teine inimene saab aru, et tal ongi mega keha ja kõik need erinevad osad sellest. Ja siis kuidas see tõstab, et kui ikka mees saab teada, et tal on ikka nagu võimas rakett, siis ikka mees kasutab seda raketti nii, et naine tunneb, et see on õiges kohas ja on laetud ja toob seda nagu vägevust, et see on ülioluline naised, et andke oma mehele ikka korduvalt teada, kuidas see asi toimib ja kuidas ta teid mõjutab. Et see on kindlasti olnud mind ka väga päästav, et see on nii intiimne ja nii nii intiimne koht, mida saab avalduda ainult siis kõige lähedasem kallim inimene. Et ja siis ongi mingite uute kohtade avastamine, oma vajaduste, oma soovide, eripärade, igasuguste positsioonide läbimäng ja proovimine, et see kõik nagu nii põnev teekond, et võtta seda avastamisrõõmu, et me ei pea täna olema parimas vahekorras, vaid me võime olla täna sellises, nagu me oleme. Ja me teame, et me mõlemad arendame iseennast tunnetuslikult, mitte nagu mõistusega, et ma teen nii või teen naa, vaid tunnetuslikult ja läbi selle siis õppida üksteisele pakkuma suuremat naudingut ja teha seda väga isetult ja väga sellises pehmes ja toetavas liinis, et ma olen väga õnnelik mees ja väga laetud, et mul on selline fantastiline naine, et tõesti, ma nii üüratud maagiat täis. Et jah, see on oluline komponent kogu selle suhte puhul. See toob nii naudingut, aga ka maandust, energiat, sügavat lähedust, maagiat ja see on tõesti teekond ja väga oluline on pühenduda teineteisele. Lihtsalt pühenduda, et hoolida ja hoolitseda teineteise eest ja see on vägev loome. Et loome nii looma tasandil, et saab oma looma välja elada, aga ka kõrgemaid noote laste kõlada, et kõlagu. Aga ja, siis sellisel toredal lõpunoodil siin siis kokku tuleme ja kokku toome, et suur sügav tänu, et te täna meid siin oma kohaloluga õnnistasite ja meile seda kingitust pakkusite, et meil on kellele jagada ja meid on kuuldud. Ja meie tänane eesmärk ja soov oligi tõeliselt siis vabas, loomingulises ja sellises puhtas keskkonnas jagada enda kogemusi ja tuua teieni midagi enda seest. Väga loodan, et siit mõned head mõtted, kogemused jõuavad ka teie ellu ja toetavad teie teekonda, jõudmaks siis sügava armastuseni ja annavad teile siis kindlasti lootust, et kui teil veel see kaaslane ei ole käe kõrval, et siis ta teieni jõuab ja teadvustada seda iseenda olemist parimaks kaaslaseks, nagu mainisin juba varem juttu oli. Et tõesti minu väga suur tänu teie kõigi ees. Aitäh. Aitäh. See on suslik. Mina pidin selle ettepanekuga tulema ikkagi. Sa võtsid kogu maaga ära praegu. All right. Lõikame selle välja koha lihtsalt pärast. Ei lõika midagi välja. Kõik on sees, mis on sees. Ja kui välja võtta, siis võtan välja. Aga jaa, ei, kõik on sees. Aga Kadri, sulle ka veel. Nagu väga suur tänu, et sa tood nii palju maagiat minu ellu. Ja see on nii äge, et see elu täiega Rocky Road tähistada seda ja võtta neid momente teekonnal, et dokumenteerida,
et see on meie elu ja see läheb meile korda ja see on väärtuslik ka seda jagada. Et aitäh, et sa seda meelde tuletad mulle ja neid võimalusi lood, et väga vägev. Aitäh sulle selle kutse eest ja siis loome edasi väga huvitavaid kogemusi ja imelisi. Aitäh. Üks lõpulugu ka veel, et meil oli, ma arvan, mingisugune jaanuari algus või detsembris oli väike peretüli. Selle tõttu, et Kadri rääkis ühest huvitavast teemast, mida ma ei hakka praegu avama, sest muidu tundub, et miks see üldse on, on ju. Siis mul oli nagu, et mind ei huvita, on ju. Ja kuidagi ütlesin nagu ausalt välja ja nagu otse, on ju. Ja siis ta ütleski mulle, et aga sa kutsud kõiki neid inimesi nagu vestlema ja küsitad ja siis nagu minuga üldse ei jaluta kodus. Et mul oligi nagu mingi hull tuhin ja tahtsin nagu hullult mingi kõigiga rääkida ja hull vestlusi pidada ja teha asju. Ja siis meil see, nagu ma tõin ennem ka välja, et see nagu ehitad seda vestlust edasi, mitte see ei ole nagu siuke ping-pong, vaid see on nagu ping-pong läheb kuskile sügavamale, et meil sellist vestlust ei tekkinud, et me saaks voolata. Ja siin me täna oleme, kus me saime nagu voolata ja minna ühest teemast teise ja kuidagi ehitada seda põnevat vestlust teiega koos, et sellised nagu naine ütles, et mis värk on mees, et sa ei kutsu mind ja siis siin mees on oma naisega jagamas seda, et päris huvitavat elu toob ja loob. Et jah, veel kord suur tänu ja aitäh, et te toetate ööjate. Aitäh Markile, et kogu selle setupi eest, et suur tänu ja kogu sügav tänu meie Oasise tiimile ka, kes meid siin täna võõrustab ja hoiab. Et oleme selle talve vaikselt vastu võtnud ja teie toel siis elame selle kevadesse ja suvesse ka, et saame koos varsti siis võtta vastu sooja ja päikese ja rohelasööja terassi ja kõik muud. Et veel kord suur tänu ja kõikide toredate järgmiste ühiste sündmuste ja loomisteni ja meil siis jätkub siin vaikselt muusika ja chillhäng ja kõik muu. Aitäh kõigile, kes meid seal laivis vaatasid ja kaasa elasid ja kaasa mõtlesid. Et oli vahva. Aitäh veel kord. Ma väga armastan sind, kallis Kadri. Väga armastan sind. Kallis naine. Aitäh.